Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puha ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ho. Ja suur rõõm on öelda teile taas tere silmadesse ja kõrvadesse. On 70. saade ja juba 9. hooaeg. Anu, kas selle peale võiksime hakata tähistama pühade aja saabumist juba? Hakkame tähistame. Palju õnne, 70. Põdrake sellega, oota, ma toidan neid linde, mis see satub kuidagi vastuollu, et keegi kaebab meie peale, et me käitume loomadega halvasti. Plastikust loomadega. Ma ei tea, näitab lastele halba eeskuju. Põhjapõder on meil külas, paneme talle nime ka. Paneme. Nii, mis su nimi on? Pekka. Ei jää. Rudolf ka ei sobi. Ei. Oota, kes seal Elsas ja Annas oli? Ei, ole kreatiiv, mõtle midagi uut välja. Nöpsik. Nöpsik, ma kahtlustan, et see on lehma nimi. Aga väga tore, 70 tundub täiesti uskumatu. Nagu ise oleks 70 saanud, selline tunne. Jah, täpselt. Ega kaugel ei olegi. Aga samas, kas me tunneme ennast ka 70-70-sena? Ei. Kuule, geenivaramu tahtis mult mingid katseid teha minuga. Kuidas sa näed nii välja, nii kõrges vanad? Paljastada, et mis, mul on mingi geenierror vist. Et sa ei vana? Et ma lähen nagu nooremaks kogu aeg. Sa räägid seda praegu täiesti tõsiselt? Jah. Tõesti. Jah. Ma olin Tartus, käisin vahepeal. Aga räägime Tartust natukene. Ma käisin, ma ei ole kunagi ajakirjanikuks õppinud ja ma käin täna Tartu Ülikoolis üliõpilastele pidamas loenguid ajakirjandusest. Et kõik minestavad praegu. Ja Marju Lauristin kindlasti minestab, kuigi ma olen ta suur fänn olnud. Aga ma mäletan, et kunagi ammu, kui ma ei töötanud veel ajakirjanikuna, olin lihtsalt avaliku elu tegelane või kuidas see oli, seltskonna daam, skandaalitar, mis ma veel olin? No, bravuuritar. Ja, kõik need asjad, siis kui oli lihtsalt staar. Siis ma mäletan ta ühest, kas see oli mingis saates või mingis seltskonnas ütles, et ajakirjandusest tulevased tudengid tulevad eksamitele nii-öelda. Ja seal on vist, sina oled ju ajakirjanduse lõpetanud. Ja, olen. Nii, et seal esitati küsimusi, et nad loetlege nagu väljaandeid kindlasti, ajakirjanike eest vihastas ennast surnuks, et mingid pooled olid öelnud, Anu Saagi. Vist oli ohkinud ja minestanud seal öelnud, et need vist said kohe disklahviga. Ja palun väga, voilà, siin ma olen. Ja see on alati kõige toredam, et sa teed või sulle antakse võimalus teha uskumatuid asju. Ma tahan põder ka kuulaks, mis ma räägin. Sätin ennast natuke mugavalt. Aga siis need, kes sind kutsusid, ei olnud mitte Marju Lauristin, vaid see oli see töökas kollektiiv Karju Lauristin. Ja, Karju Lauristin ja ma pikalt mõtlesin tõesti, et minna või mitte minna, kevadel juba kutsusid, siis ma nagu punnisin vastu.
see oli heategevuslik üritus, vaata kui ei maksta, siis ma ei viitsi minna, ütlesin kohe ausalt välja, aga nüüd nad ikkagi meelitasid mu sinna, sest mul oli järgmine õhtu oli vallaliste pidu Tartus, endises Atlantises, et siis oli 2 hästi huvitavat nagu sündmust koos. Aga mis mind hämmastas seal ja mis mind natukene ka ehmatas või tõmbas hinge kinni oli, et okei, üliõpilasteks, nad on noored, on tulevased ajakirjanikud, teletöötajad ja nii edasi, et nendega ikka kuidagi räägid oma kogemustest ja räägid, et kui sa oled ühel pool seisnud, oled nii-öelda siis meelelahutaja olnud ja siis teisel pool, kui sa siis kirjutad nendest meelelahutajatest, on ju hea nagu võrdlusmoment. Aga kahju, et nad ütlesid mulle enne, kui ma hakkasin minema lavale siis või auditooriumi ette, siis muuseas, meil tulid õppejõud ka sind kuulama. Miks sa pidid mulle seda ütlema, et ja õnneks oli nendel valmis pandud, vaat see on nagu ka klassika juba, arva, mis minu jaoks šampanja. Loomulikult šampanja. Inimesed on ikkagi õppimisvõimelised, kohe näha, et on noored inimesed, teavad, kuidas asjad käivad. Võtsin suure lonksu šampanjat ja siis läks juba lobedalt, nii et vaata, algul ei saa vedama, pärast ei saanud pidama, et hästi toredaid ja julgeid küsimusi tuli ka, et aga mis oli siis sinu, kuidas küsitakse missilt, mis on missioon ja mis on Vanu Saagimi sõnum Eesti noorele ajakirjanikule? Mis toimub ja kuhu edasi? Ja Quo Vadis Eesti ajakirjandus? Aga ma vist natukene rikkusin alguses nende tuju, et ma ütlesin, et ajakirjanikeks tasub õppida ainult nendel, kellel on rikkad vanemad või siis võtate endale rikka mehe või et sellega te nagu raha ei teeni lõppkokkuvõttes Eestis vähemalt, arvan mina. Ja millegiga ma rikkusin ka nende seal tuju. Ma mõtlesin, et keegi küsis, et miks ma üldse seal olen, et ma olen mingites intervjuudes korduvalt rõhutanud, et Tartu mulle eriti ei meeldi. Me ei olnud seal aastaid käinud. Me rääkisime isegi meie podcastis, kui me Tartus vist ja kui me seal Emajõe laeva peal raami peal olime, parve peal. Ja siis ma nagu mõtlesin sekundi murdosa ja mõtlesin, mida ma teen, eks ma olen aus või hakkan neid moosima. Ja siis mõtlesin jah, et ei vist, et ma ei elaks Tartus, et see nagu ei ole minu võib-olla koht, aga see on täna muutunud, et ma olen seal nii tihedalt nüüd käinud, et kõik asjad on muutumises. Aga vaata, mis nad ütlesid, mida nad nagu, mis seal huvitavamad küsimused nagu olid. Siis ma ütlesin kindlasti ka seda, et pidage meeles, et intervjueeritavad alati suuremalt jaolt ikkagi valetavad. Et ma siis rääkisin neile näitlikult, kuidas ma olen, kui on väga kiberad või kuidas seda öeldakse, valusad küsimused või siis et kuidas siis ajakirjaniku tüssata. Et kuidas sellest vingerdada niimoodi, aga samal ajal ühtepidi nagu vingerdad ära, aga teise käega viskad selle toore lihatüki talle nagu midagi muud. Aga see ei pea tõsi olema, see võib mingi valevorsti lugu olla. Ja siis ajad nende selle mõttekäigu kuidagi sassi ja sogad vett. Et sellest ma rääkisin, see neid huvitas. Nad küsisid sellist asja ka, et kui ma alguses olin nagu selliste pekstava rollis, siis, et kui ma hiljem sain ajakirjanikuks, kas ma kasutasin seda ära ka kättemaksmiseks kellegile. Ja see oli väga naelapea pihta küsimus, sest ma vastasin ka ausalt, jah, seda ma olen teinud. Oma rumaluses. Aga kas sa tahaksid sellest praegu nagu tead, ma rääkisin sellest seal nii pikalt, see hakkas kuidagi kerima. Need on elust täiesti ehedad näited. Tõesti, see oli rumaluse ehe näide. Et sa ei tohi ajakirjanduses seda isiklikke asju kindlasti seal kuidagi lappima. Aga ma täna ei tee seda ammu. See oli ajakirjas, kui ma olin ajakirjas just. Need olid kõik need välja otsitud. Seal oli terve hunnik, kõik ekraanidel jooksid ajakirjad just ja Elu 24 artiklid ja nad olid tohutult hea kodutöö teinud. Kusjuures nad ka kuulavad meie podcaste. Et nad teadsid nii eksakt asju. Ma ise olin ammu ära unustanud, kus ma kõik kokku olen rääkinud. Ja nad väga-väga täpselt teadsid neid asju.
aga see oli hästi hariv mulle endale ka, sest see tõstis nagu mingid asjad jälle pinnale, aga ma näen jah, et sind huvitab see, et kas ma olen kätte maksnud ajakirjanduse kaudu ja see ka, et kuidas kasvatad siis endale selle paksu naha ehk siis nagu selle kaitsekihi jah, või nagu sellise raudrüü enda ümber, et kuidas see käib, et no peab seda üldse kasvatama, et noh, minu arvates tänapäeval on väga moodne olla ju haavatav. No, et kogu aeg on keegi solvab kedagi, keegi on haavunud, keegi nõuab revanši, keegi pöördub kohtusse, noh, see on aga nad ei ole ju tegelikult haavatud ega haavatavad. See on puhas äri. Just, et see ei ole see. Haavatud inimene on ikka see, kes päriselt saab haiget ja võib-olla ajakirjanik on ta elu ära rikkunud. Et meil on ka neid tõsielu-staare ju olnud, kelle elu on ära rikutud ja ma ei taha nüüd minna morbiidseks, kuigi mul on mustad riided seljas. Et kas ei ole lõppenud ka kuidagi fataalselt mingid asjad? Ja mõned on hulluks läinud, noh, selles mõttes, et sassi sellest, et sa oled ühel hetkel pjedestaalil, kõik teavad sind, kummardavad sind ja kui see plaks käib ära, et sa kukud sealt pjedestaalilt kuhugi sopa loiku, siis see võib ka su närvisüsteemile väga halvasti mõjuda. No aga mida siis õppejõud sinu käest küsisid, kas nad olid hämmingus, vaikisid? Õppejõudel olid kõrvad niimoodi ja nad kuulasid ja mulle nii tohutult meeldis see, et kui sa esined, siis sa hakkad inimesi lugema, et nad ei suuda ikkagi varjata seda, et keegi ohkab sügavalt või keegi ütleb, issand, niimoodi sosistab seal vahel. See on nii äge tunne, et sa näed, et nad nagu elavad sinuga kaasa nendele asjadele. Mõnes asjas nad mõistavad sind hukka loomulikult, siis sealt tuleb mingi ja siis teises kohas nad nagu naeravad ja plaksutavad ja no ühesõnaga see oli hästi-hästi emotsioonide rikkas, aga mis oli veel toredam, enne kui ma jõudsin sinna auditooriumisse, sõitsin Tartu poole ja jõudsin mingi 45 minutit varem kohale ilusasti, sest ma tahtsin riided vahetada. Aga siis ma vaatasin, ikka aega on palju ja seal Tartu ülikooli kõrval on üks hästi armas kohvipood. Ongi Karlova kohvist. Tallinnas ka ei saa sellist kohvi. Ja siis ma mõtlesin, ma lähen võtan ühe mõnusa kohvi sealt, panin auto sinna ülikooli kõrvale ja mõtlesin, et jumal, kell on nii palju juba, et nad parkimise ajad ja need on juba ammu läbi on ju. Ja siis klõps, läksin, võtsin omale kohvikese ja siis hakkan sealt kohvikust tulen niimoodi ja kõnnin auto mulle juba kaugelt, jeerum, juba kirjutab see parkimiskontrolör mulle sinna seda trahvikviitungit. Karjun kaugelt, ei, palun ära tee. Mul olid veel dressid seljas, mul oli kapuuts peas, jooksin ta juurde, kena noor meesterahvas oli ja siis jooksin ta juurde ja issand, võtsin kapuutsi ära. Issand, Anu Saagi, hea, et ta põlvili ei kukkunud. Ja ta ütles, ma olen tahtnud eluaeg suga kohtuda, et see on mu unistus olnud. Ja sa seisad mulle siin kõrval praegu Tartus õhtul pimedas. Ja mina kirjutan sulle parkimistrahvi. Ei, ma ütlen kohe ta nime, ma ei taha öelda. Minust oli, issand, järsku ma ei tohi öelda. Ütle, et on noormees, see on võib-olla kindlam. Äkki neid noormehi on seal rohkem kui üks ja see on kõik on hajutatud. Jah, et ma ei taha teile nagu mingit probleemi tegida, aga ühesõnaga, mis said kirjasõbrad? Ma teile kirjutan. Me saime, mis said kirjasõbrad ja väga tore oli see, et ta ütles, et ta on isegi oma kassile pannud nime minu järgi, et kassi nimi on Anu. Ja siis hiljem ta saatis mulle oma kassist pilte ka hästi toredaid, aga siis ta ütles, kuna ta on meie podcasti kuulaja. Loomulikult trahvikviitung jäi kirjutamata. Aga ma kallistasin, musitasin teda seal ja siis, aga see sai kohe 15 minuti pärast otsa see parkimise aeg, see lõppeski vist kell 7 on ju, aga mul oli 15 minutit veel selle lõpuni aega, et ütles, pole hullu. Andestage talle palun, kui te nüüd seal Tartu kurjad inimesed kuulate. Aga
ta kirjutas mulle jah, et nii äge oli kohtuda, pole ammu nii hea meel kedagi näha olnud. Ja, aga mida soovitate, see oli nüüd meie podcasti jaoks küsimus, mida soovitate teha, kui elu on tupikusse jooksnud ja sa oled väga üksik? Vot sulle küsimus nüüd. Aga see on selles mõttes huvitav teema, et kuna ma just panin oma PÖFFi filmide kava kokku, kui eelmine aasta tegeles hästi palju filme eutanaasia, maailma lõpu ja väljasuremisega, siis sel aastal tegeleb väga palju filme üksindusega. Et see on tegelikult ju väga globaalne ja üldine probleem ja inimesed kas ei räägi omavahel või neil ei ole toetavat kogukonda või nagu ka Ekspress ju kirjutas ühest noormehest, kes oli kodus mitu päeva surnud, ilma et keegi oleks avastanud, et tal üldse midagi viga on. Ja samas ta oli töökollektiiv, vanemad, kõik oli nagu olemas, et kuidas see juhtub niimoodi, et me oleme nagu jäänud emotsionaalselt üksinda. See on globaalne probleem, see ei ole Eesti probleem. Ja see ei ole ka COVID-i teema ju. Ei, enam ei ole. Et ma just mingi dokumentaalfilm on nüüd tulemas, ma ei tea, kas näitab ETV või siis tuleb see nüüd PÖFFile, oli siis jaapanlastest ja oli on ju. Ja see protsent, me ei räägi poolest, see oli kõvasti üle poole inimestest on täiesti üksikud Jaapanis ja tunnevad ennast nagu heitununa, kõrvale jäetuna, kurvana ja nad nagu ei oska mitte midagi teha. Ja kas seal ei olnud nagu kas ei ole mingi, ma ei tea, kas see on nüüd selle dokfilmiga seotud, vaata neid uudiseid tuleb igast august on ju ja sellest üksindusest tõepoolest räägitakse viimasel ajal hästi palju. Et minu meelest, kas keegi ei olnud teinud lausa mingi saidi või mingi firma või mingi asja siis a la üksikutele inimestele, et ikkagi siis koondada neid kuidagi siis. See suhtlus on jäänud nii väheseks, aga mina olen ma vaatan ise enda pealt nagu. Et mul on hästi tore sõpruskond, on nagu erinevad grupid inimesi ja ma näen, kuidas nendes osades, meil on mingid regulaarsed asjad, et me käime, saame kokku kas või me peame saama korra kuus kokku, eks ole. On sul aega siis või sul ei ole aega ja et me teeme neid ja neid asju koos. Tead, kui palju ma olen skippinud neid asju ja siis ma mõtlen, ehk siis vahele jätnud ja mis see põhjus on, ma hakkasin nagu mõtlema, et miks ma siis ei lähe, tahan nende inimestega koos olla, need õhtud on fantastilised või päevad või vahel teeme väljasõite kuhugi või mis iganes. Need on kõik suurepärased ja ma olen nii laetud iga kord, kui ma tulen nendelt kokkusaamistelt. Et mis see põhjus on? Tead, mis on põhipõhjus? Mul on tööasjad, kas pooleli tegemata aeg tiksub seljas, pean need asjad ära tegema. Ja kui ma olen need ja need asjad ära teinud ja et ma võiksin olla justkui valmis siis minema sinna kokkusaamisel, siis ma olen täiesti läbi. Ma olen nii tühjaks imetud, sest see töö on ka tänapäeval nii intensiivne ja nüüd võib keegi teisel pool kaamerat võib-olla naerda, et mida sa siis teed, on ju, litutad lihtsalt siin ringi, lehvitad oma saba ja sulgi, kannad ilusaid riideid ja imeilusaid ehteid ja sööd siin aga šokolaadi ja jood šampanjat ja teed 4 podcasti nädalas. Siis, et mis sul viga on, mis sa ohid ja ma isegi mõtlen vahel, et kui ma ohingi, et on nii palju teha, siis ma istun korraks niimoodi rahulikult maha, panen käed niimoodi põlvedele ja siis ma mõtlen, Anu, kas sa tõesti kurdad praegu? Ja ma ei taha jälle kedagi halvustada, siis ma mõtlen mingite teatud töökohtade peale, ma ei hakka neid nüüd loetlema. Näiteks kas see prügisorteerija. Et kas sa tahad siis seda teha? Et seal ei ole kuhugi kiiret. Sa lähed ilmselt kella 8 tööle, võib-olla lähed kella 7 tööle, oled kella 4 vaba, võib-olla kella 5 oled vaba. Et kas sa tahad seda tööd teha? Sul on võib-olla seal pooltunnikest tunnike, on sul lõunapaus. Et mine siis tee seda tööd, mis sa kiunud. Ja siis ei ole mitte midagi. Sa lähed koju ja sul ei tiksu mitte ükski asi kuklas. Et sa pead mingi loo ära lõpetama, üle lugema, võib-olla natukene seal, sõnaga midagi seal sättima ja inimestega asju kokku leppima ja järgmised, ühesõnaga.
see lõputu rull käib nagu ööd ja päevad ja ta käib ka nädalavahetustel, aga siis ei oleks ju mingit muret. Ja nii kui ma selle mõtte ära mõtlen, siis ma mõtlen, ma ei tahaks isegi poes võib-olla, mõtlesin, et no mis see alternatiiv võiks olla, no kas ma võiks riidepoes näiteks töötada, et noh, siis on ka ilusad asjad ümber. No, saaks vahepeal neid käia proovimas vähemalt. Et noh, et mis need alternatiivid on, kas ma tahan teha seda? Ei taha. Kusjuures huvitav lugu on selles, et noh, minu osa tutvusringkonnast on ka vanemad kui mina ja siis nad juurdlevad selle üle, et pensioniiga hakkab kätte jõudma, et mida nad siis teha tahavad. Pooled inimesed mõtlevad selle üle, kui mõnus oleks hommikuti, kui ei peaks üldse kuhugi minema, et sa saaks lohistada sussidega ennast kööki ja olla pidžaamas ja võtta rahuliku hommiku, minna trenni, teha teist ja kolmandat. Ja see on minu arvates 2 tüüpi inimesed, kes nagu pikki silmi ootavad seda päeva, loevad tunde ja mõtlevad, mida nad kõike teeks, eriti kui nad on omale mingi puhvri selleks ajaks suutnud koguda, et mingi majanduslik surutis ei suru neile kaela. Ja see on nagu teised inimesed, kes võib-olla on isegi selle korra ära proovinud ja nad saavad aru, et see, mida nad siis tunnevad, et nad on kõrvale jäetud, et nad on tühised, et nad on eraldi, et nad on valmis minema absoluutselt kõikidesse ametitesse, et tunda ennast kas või vajalikuna või ühiskonna osana ja see on kuidagi nagu veider, et noh, ma ei tea, kas inimesed elavad tõesti nagu selle mõttega, et nüüd ma ootan seda tõotatud päeva, kus ma ei pea enam mitte midagi tegema ja siis ma võin kõike teha, mis ma tahan. Ja minu arvates inimesed ei tee seda siis. Vaata, on 2 asja, sa ootad seda aega, pikisilmi ja kui see aeg käes on, siis sa ei ole sellega rahul, sest sa oled ju harjunud nagu orav rattas ringi hüppama. Mina arvan nii. Ja siis sa teed ennast pärast kasulikuks või vajalikuks kellegile, noh, sa oled nõus kas või minema, ma ei tea, ma olen tead, millest ma olen igatsenud, ma olen muuseumis. Ja ma vahel vaatan Kadrioru muuseumis, ma ei tea, kes enam istuvad igas saalis. Istuvad kuigi kaamerad on ju igal pool. Istuvad, ma käisin viimati vaatamas seda kuulsa geikunstniku näitust, Laura Troimont ja siis oli seal mingisuguse pissiva koolivormis tüdruku kuju ja seal oli mingi tädikene, kes seda veejuka puhastas alt. Ma isegi vist filmisin seda, sest see oli nii naljakas. Just, no ühesõnaga, et ma olen mõelnud, et mis ma siis teeksin, et kas ma oleks selline muuseumitädi. Noh, kui ma olen vanem, on ju, ma ei mõtle nüüd, et praegu ma ei taha olla see muuseumitädi. Oleks ka tore, et oleks põhjus kodunt välja minna justkui. Või siis, vaata, ma olen mujal maailmas vaadanud, et inimesed teevad seal tööd, kui ma olen mujal elanud, on ju. Ameerikas, seal Soomes, Rootsis, inimesed teevad oma eluajal nagu mõnusalt ja kirega tööd. Nad ei aja ennast nii ribadeks nagu meie siin, võib-olla välja arvatud Ameerikas. Seal pole isegi puhkust eriti. Nädal aega aastas. Ja nad ei saa isegi aru, kui ma ütled, et nüüd ma lähen puhkusele. On ju. Nad pressivad ja siis nad teavad, et neil tuleb see pensioniiga. Aga nad selleks ajaks, nad on vägagi, kui sa oled normaalselt tööd teinud normaalses kohas, sa oled vägagi ära kindlustanud endale pensionipõlve. Ja mis nad siis teevad? Nad hakkavad reisima. Panevad Hawaii särgi selga ja ei tule mitte kunagi Floridast tagasi. Ei, nad reisivad. Vaata, kui palju sa näed siin ka ja mujal maailmas, kui palju on reisivaid. No ma ei tea, see koroona on siin midagi sassi ajanud, aga üldiselt sa näed Ameerika turiste, vanemaid inimesi, väga ilusad, väga sätitud ja nad reisivad hästi palju. Ja minu meelest see on see suurepärane asi, et kui ma peaksin oma tööpõlve lõpetama, et ma intensiivselt siis reisiksin. No, muidugi on toredam reisida siis, kui sa oled noor ja ilus. On ju, see on palju ägedam kordades. Aga ma reisiksin ja juba sellega on sul nagu see aktiviteet olemas justkui. Aga meie inimestel on see viga, et nad ei suuda oma töö aastate jooksul seda ressurssi nii palju koguda, seda mammonat, et nad saaksid selle raha eest siis normaalselt võib-olla ära elada, no ma ei räägi ministritest praegu ja ma ei tea ärimeestest ja ammugi rääkimata, et nad saaks minna reisile, kus juures mina mõtlen, et kui sa teatud vanuses reisid, siis see ei ole see reisimise viis, nagu sa tegid seda kooli ajal, ülikooli ajal
20-ndates, 30-ndates, no vahet ei olnud, kus ma magasin, on ju, või mis klassis ma lennukis istusin või mitmetärnises hotellis ma elasin, see on täiesti kamakaks. Mul on siiamaani kamakaks. Ei, aga täna mul ei ole pingi all enam magamiskotiga ei magaks. Ja täna mul ei ole ükskõik, sest kui ma täna lähen reisile, siis ma ütlen ise endale juba, Anu, sa oled väärt seda, et sa magad ja elad normaalses hotellis, et sa, ma ei tea, et sa saad käia normaalsetes söögikohtades, et sa ei pea reisima suitsuvorsti ja keedupulga. Nagu et sa ei pea närutama, sellepärast, et sa oled selle välja teeninud justkui. Ja see on õiglane. Et mis tähendab seda, et nüüd ma peangi siis rabelema nii, et tatt ninast väljas, et kindlustada ära siis oma vanaduse põlv. No samas näiteks minu vanem sugulane, kes ka just hiljuti sai 80, et tema elas iga talv teise pensionäride gängiga, ma mäletan, kas oli Tenerife või no mingi Kanaari saar, et kliima oli soojem, üürid ei olnud eriti suured, kõik olid väga rõõmsad, inimesed rääkisid ümberlingi ja et noh, selles mõttes see oli ka Eesti pensioniga võimalik, et see pigem on nagu mõtteviisi küsimus, et kas sa tahad siis elada kusagil üsna halbades tingimustes, lükata lund ja viriseda küttekulude üle või sa üürid oma korteri välja ja lähed kuhugi sooja kohta, aga noh, samas, eks ole, võib-olla see reisimine on ka mingil määral nagu üksinduse eest põgenemine, et sa lähed täiesti teise keskkonda ja noh, mulle alati meeldibki see, kui ma oma suvekodus käin või maakodus, et ma tulen tagasi, siis ma tulen nagu uue energiaga tagasi ja noh, see igapäevane elu ei tundu enam nagu nii rutiinne, ma just möödunud nädalavahetusel nautisin seda, sain juba neljapäeval Tallinnast minema, ma jõuan seal Pärnu vanast sillast üles, ma tunnen, et kõik see, mis ma nagu igapäevaselt pean tegema, see jääb selja taha ja ma olen avatud igasugustele uutele. Kas sa ei tee sel ajal tööd midagi, kas sa ei lähe arvutisse, ma võtsin arvuti kaasa, aga ma ei teinud seda kordagi lahti. No see on ime, sest ma ei suuda ikkagi, ma lähen küll, ma sõidan ka üle väikese väina, on ju, üle mere ja lähen puhkan ja unustan ka arvuti, jah, ma ei tee teda seal lahti telefoni, unustan ka tuppa, aga ikkagi ma tean, et tuleb õhtu või siis hommikul kohvitassi juures, ma ikkagi vaatan oma asjad üle. Ja ma scrollin küll väga palju, peab tunnistama, et ma scrollin rohkem, kui ma tahaks. Et kui ma vaatan oma seda screen time'i, siis seda on nagu põhjendamatult palju, aga no samas ma ajan ka mingisuguseid perekonna asju, mingeid oma asju, et siis on see nagu paratamatu, aga noh, täpselt see sama asi, et ka see sotsiaalne suhtlus jääb nagu pausi peale just tänu sellele, et ma tunnen, et mul on vaja seda enda laadimise aega ja kõige paremini ma laen siis, kui ma olen üksinda või mul on oma, et kui muidu on töö täis suhtlust ja pingeid ja noh, et sa paned nagu uurivas ajakirjanduses inimesi ebamugavasse olukorda, sa tahad neid midagi, mida nad võib-olla ei taha teha, sa pead pidevalt vastu tuult jooksma ja siis noh, sa tunnedki, et sa jalutad mingit talleed mööda korrakesega ja sa ei mõtle väga palju mitte millegile, aga noh, samas sa ei jaksaks nagu suhelda samal ajal. Et see on võib-olla meie töö spetsiifika ka, et me siis vabal ajal ei tahaks nii palju suhelda ja ma tean, et mu sõpruskond on mingis mõttes pisut solvunud isegi. Need, kes ei tegele siis ajakirjanduse või noh, nad ei ole pidevalt mingisuguse inimrühma sees, siis et kuidas mul ei ole energiat veel siis nendega suhelda ja rääkida ja olla seltskonnas, aga ma olen tühjaks imetud, et noh, see, et ma säran niimoodi muidu ringi, see ei tähenda seda, et mul ei oleks vaja akusid laadida. Aga no samas ongi vahetevahel ju väga mugav olla mingite inimeste keskel, kus ei pea üldse hea välja nägema, et sa võid olla see, kes sa oled, et sa lohistadki. See pole üldse mingi probleem. Ja, et noh, sa lohistadki oma mugavate riietega. Et ma olen mõnes seltskonnas ja ma ei viitsi isegi rääkida, et ma meelsamini kuulan, mida teised räägivad ja seal on igasuguseid põnevaid asju. Nüüd ma olen isegi märganud seda, et mul oleks isegi midagi lisada või mul on mingit infot mingi asja kohta, et ma olen lugenud või näinud või kogenud midagi ja ma tahaks sellest rääkida midagi põnevat ja siis ma vaatan, kõik räägivad sibli-sabli, kõik on jube põnev teema ja tead, ma ei viitsi isegi sekkuda, ma ei viitsi. Et ma ei viitsi.
See on õudne tegelikult, ma arvan. mina ei viitsi vaielda, no selles mõttes, kui ma saan aru, et tänapäeval kõik inimesed lähevad omavahel kärinal väiksemategi asjade peale seda ma ei viitsi vaidlema, siis ma tõesti imetlen oma neid mingeid tuttavaid, kellel näiteks on bridžiklubi, et nad suudavad ühe laua taga mängida mänge, hoolimata sellest, et nad näiteks poliitilistelt vaadetelt ei suuda üldse omavahel nagu suhelda, aga mingisugune asi suudab neid ikkagi nagu ühes hoida, sest tänapäeval ju ka inimesed sageli lähevad selle pärast omavahel kärinal kokku, et nad ei suuda otsustada, kes võib olla nagu Eestis võimu juures, kes ei või olla, kas ma ei tea, vaktsiinid, mitte vaktsiinid, et neid eraldavaid asju on juba nii palju, et selline ühine konsensus juba kipub ära kaduma. Et isegi kas või mingisuguses perekonna või mingis muus lauas, et sa pead nagu valima, mida sa ütled, et mitte sattuda konflikti. Sellest ma olen üldse eemaldunud. Nii kui sellised jutud hakkavad, siis ma olen täiesti vaiku nagu sukk. Suust ei tule mitte midagi, keegi ei saa teada, keda ma eelistan või keda ma valin või mis asi mulle meeldib või mitte, millest on ka kahju tegelikult, sellepärast et vanasti ma olin kõva väitleja ja arutleja, aga nüüd see on kuidagi see on ammendanud ennast. Issand jumal, järsku tuleb vanuse eripärad enam ei eruta mitte miski. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Kuule, aga meil oli üks tore asi juhtus meil siin Töötukassaga. Me rääkisime ühes podcastis, aga mul ei ole seda kirja nüüd. Mul on see kiri kusagil, ma lappan kõik need lehed läbi. Et oli selline tore asi, et me rääkisime sellest, et jah, mul ei ole seda. Mul on see kiri täitsa olemas. Lauri kirjutas meile Töötukassast. Oot, ma räägin selle taustalu ka ära, kes ei ole võib-olla meie kõiki podcaste vaadanud, et meil oli siis see teema üleval, et meie mõlemaga on juhtunud selline asi, mina kunagi Postimehes, siis kui omanikud vahetusid, tulin ära Kirinal-Kärinal ja kus sa tulid ära? Mingi kirjastus müüs maha ajakirja, kus ma... No sama teema umbes. Ja siis seal uues ajakirjas öeldi, et umbes te 3 inimese tööd pole väiksema palga. Firma müüdi maha, asjad läksid nagu teistele radadele ja siis ma mäletan, et ma nagu äkki või keegi ütles mulle järsku, mul üks sõbranna vist ütles, kellel oli sama teema vist juhtunud samast firmast. Jah, seal toimusid tohutud muudatused. Ütles, et tema kõndis sirgete jalgadega Töötukassasse on ju, et ja saigi kõik oma rahad ja värgid ja koolitused ja kõik ja ütles, et Anu, sa oled ju loll, on ju, et mine tee sama asja. Mina, okei, ütlesin kohe nii. Minul seda häbi asja ei ole, et keegi küsis mu käest ka nüüd, kui me sellest rääkisime ühest podcastist, et kas piinlik ei olnud Töötukassasse minna. Ei olnud, ma läksin uksest sisse ja siis ma nägin küll, et see oli saabus vaikus ja muidugi võib-olla seal natuke niheleti ja vaadati, aga ma ei tunne häbist. Ma olen eluaeg maksnud ju sotsiaalmaksu ja mis maksud meil seal on veel? Mis meil on loetlenud? Sotsiaalmaks, haigekassa, läheb Töötukassa alla. Ma tundsin, et nüüd on minu kord, et ma lähen küsin ka. Aga sul on selleks täielik õigus. No tuleb välja, et ei ole. Et see on tegelikult, mis me maksame, on, vaata, selle üks hästi tore sõna oli nüüd seal. See on kas sa tahad, et ma loen ei, see ei ole lojaalsusmaks, mis asi see oli? Ma arvan, see on solidaarsus. Solidaarsusmaks, et tegelikult te maksate solidaarsusmaksu need inimesed, kellel justkui on näha, et tal on briljandid kõrvas ja sõrmes, et siis tema tuleb, ma utreerin, on ju, et ärge palun solvuge nüüd. Lauri oli ta nimi, jah? Ja, Lauri Koht. Et ärge solvuge, et ma utreerin praegu, aga ei midagi isiklikku, et siis nagu et sul ei ole seda põhjust saada. Ja mina oma täiesti siiras olekus mõtlesin, et vahet ei ole, et ma olen ka nagu tööd teinud ja maksnud seda maksu, aga tuli välja, et kuna ma olen olnud selline ettenägelik, tubli, võib-olla pisut natukene kaugemale mõtlev, kalkuleeriv. No ma olen soetanud mingeid asju,
noh, ma olen alati öelnud, et ostke maad või ostke mingit kinnisvara, et see on siis pensionisammas on. Et siis, kui sa need asjad oled ära teinud, kusjuures ma ei ole kunagi haige olnud tööl, issand, ma ei tahtnud sulle vollikene niuksik sülitada, et ma ei ole kunagi haige olnud ja ma ei ole ka kunagi haigekassast mitte midagi saanud. Ja päriselt? Jaa, ei ole kunagi haiguslehel olnud. Issand, ma praegu hakkasin mõtlema. Ja sa käid nagu nii eraarsti juures? Ma käin ja eraarsti juures maksan ise kinni oma kõik need arved ja värgid, et see on ka siis nagu siis... Sa oled Eesti riigil ikka väga odav üleval pidada. Jaa, aga see nagu siit tuleb sellest jutust tuleb nagu välja, et see on täiesti loomulik, et mida rohkem sa ise enda eest hoolitsed, noh, ma üritan ka olla mitte haige, on ju, te näete ise, mis ma teen. Te näete ju, neid palun väga vaadake siia riiulisse, palun. Siin on kõik need asjad, mida ma päriselt ka teen, et ma ei räägi ainult, et ma tarbin puhast mustikat ja artišokki ja noh, näed, hea näite. Sorry, et ma lähen nüüd teemast mööda, aga ma ei unustanud seda, ma räägin kohe edasi. Näed, ma tean, et ma armastan šampanjat näiteks juua ja vahel joon ka head viskit ja siis maksakene võib siin natukene kurjustada minuga. Väike maksakene. Ja siis ma tean, et ma võtan sellist Nahrini toodet, lonksan sisse, ehk siis ma hoian ennast, et jumala pärast keegi ei peaks minu ravikulusid Eesti riik kinni katma ja teised inimesed on ju. Või kui ma vaatan, et veri vajab natukene turgutamist ja kusjuures ma ei hoolitsen ise enda eest, et selle purgi ma ostsin näiteks emale, et noh, ma tean, et mustikas on nagu ka silmadele, maksale, ainevahetusele, immuunsusele, kõigele. Et hoolitsen ka oma lähedeste eest, et noh, ma olen nagu kõik teinud, et ma hoolitsen enda eest, olen niksis-naksis, vaatan, et ei oleks ülekaalus on ju, siis mul on siin igasuguseid vahendeid, et jumala pärast ma ei jää grippi, meil on selline asi, kui läkte töökollektiivis samalt firmalt jälle Nahrinis, laske, näete, et ümber gripp, vot siis pihustage seda niimoodi. See lõhnab väga jõulupäraselt ja killib kõik batsillid ära. Killib kõik batsillid ära, lähete lennukisse, lähete bussi, trammi, rohkelt rahvast kuskil minu pärast kasvi teatrisse. Laske endale ümber teine jumalik toode. Samamoodi tunnete, et ma isegi olen selline inimene, et kui ma näen, et kellelgi teisel on nohu, siis maha krapsan, sa võid selle nime siit öelda, krapsan endale. Oli ja pluss Nahrini oma. Nii, ja mul on tunne, et siin on, mis siin sees on siis erinevad aromaatsed õlid ja noh, mina kasutan ühte teist, mille nime ma praegu ei maini, mida pannakse kuuma vee sisse, aga et seda saab ka nagu käte peal ja seda saab ka lõhnalambi sisse panna seda õli, mis siis ka aitab talvisel ajal hingamisteid vabastada. Just, aga no minule seal poes siis Nahrini pood on Roosikrantsi tänaval, müüakse neid asju. Šveitsi kosmeetikas. Just, et siis õpetati ka, et hoiad käte vahel teed kuumaks ja siis kallutad pea alla. Ja see tõmbab sul niimoodi selle, noh, ma tunnen vahel, kuidas ta läheb siia aju sagaratesse lausa, ta tõmbab nii läbi, et selle jaoks on oma see protseduur ka, see on hästi tore naisterahvas, ta räägib teile selle ära. No, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, ja siis ma söön tumedat šokolaadi, ja siis ma söön puhast šokolaadi ja ma söön šokolaadi, milles ei ole tilkagi grammigi suhkrut ja nii edasi, kuhu ma tahtsin jõuda. See, et ma teen nagu kõik asjad ja see ei ole odav lõbu, kõik need asjad ei ole odavad lõbud, olgem päris ausad. Ma teen kõik need asjad ära ja siis ma maksan veel sotsiaalmaksu, see on siis, ütle uuesti see, mis see solidaarsusmaksu, hakkame seda solidaarsusmaksuks kutsuma, et need inimesed, kes suitsetavad, söövad sitta, vabandust väga, söövad väga ebatervislikult, valedel kellaaegadel, valedes kogustes, ei liigu, nende parim asi, mis nad suudavad, on, nad istuvad sohva peal, nad ei suuda oma perset sealt ka liigutada, on ju, telekas on nende jumal ja ühesõnaga, et siis ma maksan solidaarsusmaksu nendele inimestele, et nad saaks ennast haigeks elada. Et sellest ma nagu ei saa üldse aru. Et kui ma näen, et inimesed ei pinguta,
ma vahel olen nii ülbe ka, et ma olen poes ja kui ma ikka näen 100 kilost inimest ja kui ma vaatan ta ostukärusse, mitte ostukorvi, vaid sellesse hiigel XXX kärusse, siis ma olen vaadanud sellise näoga niimoodi, vaadanud sinna kärusse ja siis vaadanud selle inimesele otsa ja siis vaadanud sinna kärusse ja vaadanud sinna inimesele otsa. Ma ei ole mitte midagi olnud, kuni ta on siis seda läinud teisele poole kuhugi eemale. Et ühesõnaga, see ma tunnen on ebaaus nende inimeste vastu, kes siis nagu päriselt hoolivad iseendast, hoolivad ka oma lähedaste eest, oma ümbruskonnast, kõigest sellest muust. Et võt siis ma ei saa sellest aru hästi. Aga no see kiri muidugi minu arvates rääkis pigem sellest, et nojah, et neile kaevatakse, et kuidas saab olla keegi, kes on kasukaga ja tuleb taksoga töötukassa, et no selleks, et olla... Ma ei läinud kasukaga. Ja, aga et selleks, et töötukassast abi saada ja no selleks tänapäeval isegi ei pea sinna kohale minema, et see kõik toimub online, keegi ei taha sind üldse nähagi, et selleks sa ei pea olema vaene asotsiaal, et see on täiesti vale arusaamine see, et keegi kaotab töö, seda juhtub järjest rohkem ja seda võib juhtuda absoluutselt kõigiga, noh esimene kord inimese on võib-olla šokk, et ja kui keegi soovitab seda, siis ütleb, oi, mul ei lähe veel nii halvasti, et ma saan kuidagi hakkama, mul on säästud ja nii edasi, aga et noh, samas inimene on õigustatud saama seda toetust, sest peab tunnistama, noh, kuna ma mängin vahel tennist, ma käisin tenniseklubis ja keegi ütles, et no kuidas sa said nüüd päeval hakata käima, ma ütlesin, et ma olen siin töötu, aga ma ei tea, kas ma tohin üldse tennist mängida. Ja siis ma sain aru, et see on täiesti töötu abiraha. Ja. Siis ei tohi tennist ka mängida? Ei tohib küll tennist mängida. Selles mõttes, et aga noh, see mõtlemine oli selline, et kuidas ma võin seda nagu teha, kui ma olen töötu. Aga noh, siis mul oli just aega, ma võtsin seda kui noh, mingit sabati 3 kuud, eks ole, kus ma sain nagu välja selgitada, mida ma tegelikult teha tahan. Võtsin mingi firma tegemise koolituse ja nii edasi. Ja siis treener itsitas, ütles, mul ongi see töötute trenn. Et no, need ongi nagu need, kes parasjagu ei tööta, et nad saavadki päevasel ajal käia. Et no, ja siis ta ju kirjutab ka seda, et nojah, et ettevõtete olemasolu, et kui inimesel on ettevõtted ja seal on majanduslik tegevus, et siis on see pigem nagu keerulisem, aga töötuskindlustusmaks on teema, et see on tõesti solidaarsusmaks, et see on nagu haigekassa ja kui kunagi pole pidanud seda kasutama, on elus hästi läinud. No sina ei ole pidanud kasutama. Peab tunnistama, mina olen mõlemat teenust kasutanud ja noh, samas kui ma olen elus ka väga palju töötanud 2 töökohal, 3 töökohal, siis mul on tunne, et ma olen ikka riigikassasse üksjagu panustanud, et samas on see ju nagu mingil hetkel sa tunned ennast nagu parema kodanikuna ja siis tekib tõesti küsimus, et kui sa ka nagu erinevates meditsiiniasutustes käid ja näed neid inimesi, kes erinevad tilgutid küljes kimuvad õues suitsu, siis tekib ka küsimus, et kuidas meditsiin nendega siis nagu hakkama saab või miks ta nendega hakkama saab. Aga see tundub kohati nagu ebaõiglane, no see on nagu solvav minu jaoks. Mul ei ole kahju anda, et kui see raha läheb tõesti nagu päriselt abi vajavatele inimestele, kes on noh, tõesti haige, et sa ei saa sinna parata mitte midagi, et sa ükskõik kellega võib juhtuda ükskõik mida on ja ma väiksed vaesed loomadele ja lastele ja kõigile vanuritele ja no absoluutselt olen nõus sellest maksust, noh, solidaarsusmaks, niimoodi ma saan sellest aru ja see on täiesti fine. Aga miks sa arvad, et noh, kui sul peaks nagu siuke püsisissetulek ära kaduma, et siis sa pead nagu 0-4 ise hakkama saama? No mina peaksin antud juhul ilmselt, noh, kuna mul on ka firma, et siis no vaata, see on nagu nokk kinni, saba lahti olukord on ju. No, ma olen jällegi tark olnud, et ma panen munad mitmesse korvi. Et kui ma teen põhitööd, siis ma teen kõrvalt ka ekstra tööd igaks juhuks. You never know on ju. Et ma ei ela nagu... Ühe päeva liblikas. Just, noh. Aga noh, paljud teevad seda ja ma saan ka sellest aru, sellepärast, et kui sa käid tööl, aga samal ajal sul on pere ja võib-olla sul on seal haige vanem, eks ole, või laps või ükskõik mis eluolukord või kas või abikaasa on ju, et siis sa ei saa mitut töökohta pidada, et sul on vaja ka nende eest hoolitseda ja ma mõistan ka seda täiesti, et ma absoluutselt nagu ei
ürita olla nagu selline fa inimene, aga no täpselt see, et ma jõuan selleni, et ma töötan ennast ikkagi, ma tunnen, et miks ma ei saa töötada normaalselt ühe töökoha peal, kus ma saaksin piisavalt raha, et mul oleks võimalus siis selle ülejäänud ajaga pühendada endale, et ma saaks rohkem lugeda, et ma saaks tõesti rohkem reisida, ma tunnen sellest tohutult puudust, et ma käin liiga vähe reisimas. Ma tahaks rohkem nagu, ma ei ole mingi jõusaalis käia, mitte kunagi olnud, aga ma olen hästi suur looduses liikuja, et ma saaks rohkem olla lihtsalt kas või minna mere äärde ja visata ennast selili ja lihtsalt olla, ilma et mul kogu aeg tiksuks midagi kuklas ja nagu selliseid asju, et ma tahaks nagu ennast rohkem laadida, aga ma ei saa, sest mul on see hirmufaktor kogu aeg kuklas ja see on eriti peale seda, kui ma sain teada just ka, et nüüd mingi 10 aastat tagasi, et tegelikult ma ei ole turvatud, et kui muga peaks midagi juhtuma, et ma jään tööst ilma või midagi ja kui mul nüüd ei ole mingit, kui ma ei oleks kokku ostnud endale mingit maad või mingit kinnisvara, mida ma nüüd pean selle olude sunnil peaksin hakkama ilmselt müüma, et siis saaksin nendest vanast rasvast nii-öelda elada, nendest varudest, on ju. Need on nagu moosipurgid mul seal sahvris reas, on ju, et siis võtan esimese, teise ja kolmanda, on ju. Et siis ma nagu ühel hetkel tunnen, et aga kas ma olen järsku rumal olnud? Et miks ma seda tegin? Ma tegin ju seda enda tervise arvelt, olen ju seda kõike teinud. Et ega need moosipurgid seal riiul reas ei ole ka tasuta tulnud. Et nendest on igast ühest väike tükikene minust. Sa oled pannud sinna oma vaba aja, elujõu ja kõik muu sellise. Oma perekonna näiteks. Et ma olen väga, võib-olla oleks võinud rohkem oma lapsega koos, oma perega koos olla rohkem. Oma abikaasaga ei oleks abielu lörri läinud, sellest ma kogu aeg vehkisin ka mingeid asju teha, on ju. No see oli rohkem edevusest, siin ei hakka rääkima, mees oleks kindlustanud kindlasti mulle väga suurepärase elu. Aga miks ma nagu, mul oli vanasti see kindluse tunne, kogu aeg oli see tunne, et kui midagi peaks nüüd juhtuma tööelus, et aga ma olen ju teinud neid asju, on ju maksnud kuhugi mingeid makse ja küllap mind hoitakse. See tunne oli mul Soomes, kui ma elasin ja seal see toimis ja ma tulin selle sama tundega siia Eestisse, sest ma mäletan, et mul oli Soomes mingi aeg väga-väga raske alguses, kui ma sinna läksin ja mul tõesti ei olnud mitte midagi ja ma mõtlesin, hiljem ma sain sellest aru, et seal on kohutavalt suured maksud. Sa maksad, kui sa oled hea sissetulekuga inimene, sa maksad üle poole läheb sul teenitavast tulust, läheb maksudeks. Aga siis ma sain seal sellest aru, et kui ma olin jalgupidi seal mudas ja mul ei olnud mitte midagi, mu seljas oli üks haige mees, kes üritas mind ära kasutada, siis ma sain pöörduda sotsiaalametisse seal lihtsalt, täpselt see, mis ma nüüd siin kujutasin, et sirgete jalgadega läksin sinna, rääkisin oma loo ära seal, et mul on selline olukord, et mind väärkoheldakse ja mul on abi vaja, et muidu ma pean tänavale minema lihtsalt ja kerjama kuskilt mingit söögipalukest. Siis seal oli kohe selle jaoks on ette nähtud nii-öelda see kindlustus, ehk siis ma sain üürida nad aitasid mul üürida korteri, ma sain mingi ajutise tervisekindlustuse, et nii kauaks, kuni ma saan oma paberid korda, mul ei olnud isegi elamisluba, et mu elamisluba oli lihtsalt seal käsitelus, on ju, ja need basic asjad, et inimene ei sureks nälga, et ta ei oleks ilma peavarjuta ja tal oleks midagi selga panna, mis meil rohkem, meil ei ole mitte midagi vaja. Meil oleks soe ja meil oleks midagi suhu panna, on ju. Ja see toimis. Ja ma ei olnud kunagi hiljem, ma mäletan, vihane. Mu isegi
kolmas abikaasa, eks ole, miljonär, rääkis, no ma nägin ka kõrvalt, kuidas kui palju ta maksis makse tegelikult. Ja seal on ju varamaksud ja ma ei tea, mis kuradi luksusmaksud ja mis sul seal on. Ma ei läinud kunagi vihaseks nagu selle peale, ma mõelnud, et see on ebaõiglane, sest ma kõrvalt nägin, kuidas need rikkurid olid vihased, et meie teeme siin äri, meie näeme vaeva, meil võetakse kõik ära umbes ja skeemitasid seal, siis ma ei olnud kunagi vihane, sest ma kogu aeg kerisin tagasi ja mulle meenus, et kui ma olin väga-väga keerulises olukorras, siis ma sain abi. Ja Soomes ongi niimoodi, et kui sul juhtub mingi tohutu jamps ja sa kukud pikali, see võib ka haigus olla või mingi õnnetusjuhtum või ma ei tea, mis suga elus võib juhtuda, siis sa tead, et sa oled hoitud. Et see, kui sa näed, mina arvan, võib-olla täna on muutunud, seal on ka vähendatud, sest vaata, siis hakkasid neid pagulasi tulema sinna ja seal läksid ka need skeemid nagu teistsuguseks. Ma ei ole üldse kindel, kas täna on täpselt sama asi. Me räägime 70 aastast tagasi. No kokkuvõttes Soome on ikkagi kõige õnnelikum riik jätkuvalt. Just, miks ta on õnnelik? Sest sa tead, ja ma alati mõtlen, kui ma näen Soomes mõnda inimest, kas kerjamas, sa näed küll neid, seal on mustlasi ja seal on ka neid pagulasi, kus on tulnud, jumal teab kust on ju. Aga kui ma näen Soomes mõnd inimest kerjamas või hädaldamas, et tal ei ole tööd või et ta on näljas ja paljas, siis ma ei usu seda. Siis ma vaatan seda inimest ja mõtlen, kui ta ei ole haige, kui tal ei ole füüsiliselt mitte midagi viga, siis ta on lihtsalt laisk ja loll. Ja loll ei ole minu suust, ei tule nagu, et halvustavas mõttes, sa võidki loll olla. Sellel jumal loll on õnnelik. Mina arvan niimoodi, selles ei ole mingit häda. Aga minu meelest palju hullem ja vastikum asi on laiskus. Selline libe teiste kuulul ära elamine. See ärritab mind kordades rohkem. Ja kui ma näen seal Soomes mõnda sellist inimest hädaldamas, siis ma mõtlen, see ei ole tõsi, selles inimeses on viga, sest seal aidatakse sind ka tehakse kõik ette taha, et sa leiaksid mingisuguse töö. Ja kui sa seal juba töö leiad, siis seal on fikseeritud miinimumpalk. Ma loodan, et see on ka täna nii. Ja kui sa kuuled, mis see miinimumpalk on, siis kuulge sõbrad, sa elad täiesti normaalselt sellest ära. Kui suures vaata, sa rääksid ennem... ma läksin kohe. Võtame väikse... Nöpsik on varsti käpad laiali. Seal taga... Nii. Et sa rääkisid noortele ajakirjanikele, et ärge võtke seda elukutset, et te ei ela sellest ära, et teil on vaja, et teil oleks... Ja, et viimati ka... Kui te ei tee mitut asja korraga, kui te ei võib-olla... Vaata, on ka selliseid ameteid, mida sa pead sellepärast, et sa ei saa teistmoodi. Vaata, ajakirjandus on ka elustiil selles mõttes, et kui sa ei teeks seda, mida sa siis teeks? Et ma mõtlen, et ajakirjanikul on natuke see kirjaniku geen sees. Ma üldistan praegu, ma mõtlen, et kui sul on tohutu kiht kirjutada, siis sa pead seda tegema. Kui sa oled kunstnik, on ju, ma ei saa kunstnikule öelda, mida sa töllerdad siin, vead oma mingid kriipse siia risti-rästi, raha sul pole, midagi sul pole, virised siin, külmast lõdised siin. Ma ei saa seda öelda, sest see kirg, see kunstikirg, et ta peab joonistama, kritseldama, ennast väljendama sellisel moel. See tuleb tema sees, ta on kunstnik. Ma ei saa ka öelda muusikule või näitlejale, et kas sa oled lollakas, et sa ju ei teeni seal mitte midagi, käid Toompeal seal meelt avaldamas. Mine tee reklaame vahepeal ja loe mingeid muid suveetendusi tee ja küll sa teenid, on ju. Et ma ei saa näitlejale ka öelda, mine tee siis midagi muud. Et ma saan teatud elukutsetest aru, et sul on see kirg, sa tahad seda teha. See on sinu elukutse, sa oled sellesse maailma toodud või loodud sellepärast, et sa oledki see inimene, sa ei saa mitte midagi muud teha, sa oled luuletaja, luuletaja ei teeni ka mitte midagi. Veel arvatud võib-olla ehine. Ja see tuleb ja sa ei saa teistmoodi olla, et ma saan... Et need inimesed teeksid ka seda siis, kui nad üldse raha ei saa. Just, ja vaat neid inimesi ma olen nõus toetama. Kui mulle niimoodi põhjendatakse ära, siis neid ma olen nõus toetama. Aga lihtsalt selliseid libedikke, persekeerutajaid ja liisama lodevaid inimesi ma ei ole nõus toetama. Meie saate aeg hakkab läbi saama.
peame reklaami tegema. paneme mapi eemale. Aga sellele siis Töötukassa härrale ma ütleks, nii tore, et te kirjutasite, et te kuulate ja te sekkute, mulle õudselt meeldib, sest sellest tekib meil diskussioon ja võib-olla saavad mitmed asjad nagu selgeks räägitud. Et ma väga austan seda, see nüüd jälle oli lojaalsusmaks või mis see solidaarsusmaks. Et sa oled valmis olema osade inimestega solidaarne ja ma olen nõus, mina olen, kui mulle oleks tookord seal Töötukassas öeldud, Anu, see on solidaarsusmaks. Võta oma osa. Et anna ka oma tükike sellest nagu, et sa lihtsalt... Sa tahtsid ju saada, sa ei tahtnud. Jaa, aga noh, ja ma ei teadnud seda, siis sellega ma olen täiesti nõus. Aga ma natukene tahaksin nagu valida, kas mul ei ole seda, võib-olla Lauri vastab meile sellega, kas mul natukene ei ole võimalust valida, kuhu see minu solidaarsusmaks läheb. See läheb kõigile võrdselt või kõigile vastavalt võimalustele. Siis ma olen pisut kurb natukene, sest osad inimesed lihtsalt kasutavad seda alatult ära. Aga see ongi ka võib-olla siis... Aga muide siis, tulles tagasi sinu matkale Tartusse, 90-ndatel oli ajakirjandus väga mõistlik valik, sest ma teenisin rohkem kui minu õppejõud, kui ma sain oma esimesed paar töökohta ja see oli selles mõttes ilus aeg, sest inimesed, kes töötasid ajakirjanduses, ka sageli omasid neid väljaandeid. Mitte ei olnud see jutt... Sa ei olnud osanik mingis ajakirjas? Ei, ma ei olnud osanik, aga selles mõttes ajakirju ja ajalehti tehti teistmoodi, see oli nagu, ma ei tea, mingi malev või... Ajad muutuvad. Aga ma ei tea, kuhu see sisse tuleks siis nagu jäi, et kõik seal nagu vaevlevad keskmise palga juures. Me räägime sellest järgmises saates. Saate meile kusjuures küsimusi, teemasid, mis natukene teid niimoodi ärritavad. Näiteks nagu mina läksin praegu, ma täiesti õhetan juba. Sa lähed varsti Töötukassasse konsultandile ja ütled, et vasakule need, kes ei taha midagi teha, paremale need, kellele ma jagan solidaarsust. et kirjutage neid teemadest, me meelsasti arutleme ja nagu näha, siis spetsialistid ka vastavad meile, ehk siis me saame selguse majja, mis on minu meelest veel olulisem. Sest et diskussioon on nagu tohutult oluline. Mulle meeldib see 100 korda rohkem kui mingi mõttetu kletš. Jah, ma olen tõesti nõus. Kuule, aga kiidame oma ehteid, ma olen tõesti, siin on ju muidugi jälle kulda ja ilusad väiksed, mul ei ole praegu need toredad putukad kõrvas, aga Mona Mee tuli otse Tartust ja siin on erinevad vääriskivid ja kas meil maoaasta oli või tuleb? Maoaasta, ussi aasta on meil praegu. On jah, et see saab siukse ja just rohelise puu ussi aasta. Ja siin on erinevaid selliseid toredaid ehteid, mul on kõik. Meil on kõik toredad ehted, näed, siin kõik kõlisevad. Ja mina kannan jälle Geri Weberit. Mul on Ohoo Outletist riided seekord. Sul on Geri Weber, ja. Nii. Aga kus meie nöpsik on pärit? Nöpsik on Gishis tuli. Seekord me ei võtnud, kuna jõulud on ukse ees, siis... Pitsvad puud läksid. Et kuusepuud me ei võtnud seekord ja siis, aga nöpsik on suurepärane ja siis vaadake jõulukuuse asemel saab ka selliseid toredaid asju sealt šissist ja ehtida sellist härmast puid. Ja me iga aasta peab tunnistama Kalamajas, käin seal arutamas noorte sõpradega, mis oleks nagu see, mis oleks selle aasta kuusel vajalik. Eelmine aasta peab tunnistama, jäime, keegi tahab Töötukassa annab sulle teada. Töötukassa helistas. Ja, et kas sa tuled neile motivatsioonikoolitust pidama ja siis meil on otse loomulikult kõikide soomlaste lemmikjook alkoholivaba ja mitte alkoholiga Vana-Tallinna glögi, et varsti ilmselt avab ju ka meil jõululaat uksed ja siis kõik saavad seal erineva kangusega glögi manustada, aga meil ta on juba siin stuudios kohal. Aga meil oli, nagu ma siin hästi briefly rääkisin, Hispaaniast tulnud šokolaadid. Igale maitsele on mandliga, on täiesti tumedat šokolaadi, on, sina võid rääkida, sina maitsesid seda piimakat, mis on täiesti piimašokolaadi. Jah, mul ei tule üldse selle suurepärase aine nimi meelde, mis seal sees oli. Seal oli hästi huvitav aine, see on kindlasti taha kirjutatud. Jaa, ma üritan selle üles leida.
valge šokolaad on nii ainulaadne, see on üks väheseid valgeid ilma lisatud suhkruta šokolaade maailmas, millel on autentne šokolaadi maitse ja tal oli tõesti valge šokolaadi maitse. Maltitrool äkki. Jah, oligi. Jah, just, ütle uuesti see nimi. Maltitrool. Maltitrool oli just, see. Ja no selles mõttes minu arvates sa töötasid välja ka selle valge ja tumeda šokolaadi kombo, mis oli suurepärane ja siin omakorda on selline karbikene, kus on steeviaga magustatud šokolaad, et pühade ajal, kui me tahame kõik maiustada, siis on meil sellised mõnusad tervislikud ampsud, aga muidugi Nöpsik ei ole meil ainus loom, kes meil on stuudios. Meil on ka siuke väike siilikene. Nii. Urr. Oi, kui ilus. Vaata, kui nunnu siilikene käib pähe ja siis siilikene masseerib sind ja siis tal on sellised infrapuna need andurid, aitab peavalude vastu lõõgastuda, võib ka soengu tegemisel aidata ja näeb väga nupsik välja. Ma ei tea, kui ma ta lahti lasen, kas ta käitub nagu kilpkonn, et ta hakkab käima mööda stuudiot ringi. Nii, minul on siin Aquapor väike veepuhastusjaam on siin minu ees, et see on siis filterkann, eemaldab joogivest bakterid, parasiidid, taimede õietolmu isegi ja on samuti kloori suhtes residentne. Ja tal käib USB laadija, et ta töötab... ongi, näe, siin on. Jah, et ta töötab sellise jõujaama pealt ja siis meil on imelisi erinevaid tooteid, muidugi Maxima on taas meiega, mis meil on täna croissantid, on seal šokolaadiga ja Babé, Sant Moritsi selline... Kes ei saa reisile minna, et peab jube palju tööd tegema, siis saab ise pruunistavate kreemidega pruuniks teha ja nädalavahetuse... Vaatan kohe, kas ma hakkan läikima, jah, et mina, kes ma olin rongaema ja kooli vahel ei käinud lapsega kusagil ja siis keegi ütles, et sul on nii hea jume, ma ütlesin, et ma riisusin maal lehti ja kollane jope, aga see on täitsa hea ja lõhnab suurepäraselt, see on see, mis on Glow Oil Sant Moritsilt. Nii, aga siin oli mingisugune rida kreeme, mida sina oled hästi palju proovinud. Ma sain aru ja katsetanud. Ja need on ökotooted, Ecolatier ja need on näiteks orgaaniline kanep ja argana ja need kõik on sellised suurepärased ökotooted ja Neutrogena, mis on siis kollageen, mida me saaks kõik endale vajadusel manustada, sest juba alates 20. eluaastast hakkab kollageen vähenema ja sina oled suur kollageeni propageerija ju. Et siis saab seda ka mitte üksnes sisse võtta, vaid ka peale määrida. Ja siis suuhooldusveed, mida saab ka siis tarvitada ja seda minu arvates me oleme ka eelnevalt seda Babé toodet C-vitamiiniga selline suurepärane vahend, mis jätab ka töötukassale hea mulje. Mul tuleb meelde lihtsalt, et ma hakkan reisima ühte kohta varsti, kus on vaja teha vist, oli koolera vastu või midagi. Igal juhul ma helistasin Nakus haiglasse või sinna kliinikus, kui tehakse ja ma ütlesin, mul on vaja kollageeni süste. See naine ka. Anu, stopid. Ma ütlesin, issand, et see, mis sul on nagu mis keelel see meelel. Just. Aga mis prillid need on? Me näete, sina proovisid neid, mis paistsid läbi. Ja need olid mõnus, et masseerisid silma ümbrust. Ja need tuleb sisse lülitada. Ja nad hakkavad sinuga rääkima ja siis nad hakkavad sohendama ja siis nad hakkavad vibreerima ja see võib-olla sinna, kus iganes sa lähed oma süstitama kollageeniga, et saad lennukist panna ette. Ja siis sulle teki ka vaktsiini asemel kollageeni. Klaustrofoobiat ei teki, et siis sa saad sellise imelise maskiga hiljuda ringi ja see toob sulle kaasa suurepärase une ja täieliku lõõgastuse. Aga kuule, mis asi see oli? See oli mingi karva eemaldaja, ehk siis kui ma lähen soojale maale, siis karvad võiks ära eemaldada või? Või te räägime sellest järgmine kord, sest seda me ei ole veel testinud, et mis sellega võiks teha ja kas see on nagu lady shave või after shave või mida iganes. Just. Ja Art Decolt on meie kosmeetika. Just seda, meil on täielik jõuluteema juba, siin on hästi palju sädelust ja huultele pandi mul sellist asja, mõtlesin, mu huuled plahvatavad, nad läksid 3 korda suuremaks, nüüd nad on tagasi tõmmanud. Aga ühesõnaga kõik asjad. Ja neid imelisi väikseid armsaid siilikesi ja prille saab siis Borealisest ja seal on sooduskood Borealis 20 ja samamoodi siis ka nendel Monamee ehetel on Anu 25.
ja mis siis veel? praegu ei ole rohkem. Praegu ei ole kõik rohkem, me oleme kõik läbinud ja kui te tahate ka neid imelisi asju, siis ma arvan, et nendest 2 tootest kujuneb totaalne Need on täielik nagu me muutsime pesukaru kampsunid. Kirjutage meile skandal@delfi.ee ja palun väga, voilà, siin on igasuguseid kingitused, mis on jõuludeks väga vajalikud, on täiesti olemas. Ja kirjutage meile, mis te arvate Nöpsiku nimest, et ootame teie kirju skandaalne. Nöpsiku nime me enam ei vaheta, Nöpsik on Nöpsik. Nöpsik jääb meiega, et sa viite jõuluks koju ja ehid kuuse asemel ära. Aga aitäh teile, väga meeleolukas ja kirgi küttev saade oli, et järgmise korrani ja ma ei tea, meil on siin igasugused teemad veel lahkamata, et need jagub vist lõpmata. Kirju on ka tulnud. Kas me selle üksinduse teema suutsime lahti rääkida? Ei, ma arvan, et me võiksime sellega järgmine kord jätkata. Et me rääkisime sellest, kui palju seda on, aga ma nüüd ei jõudnudki selleni, et aga mida siis teha? Et see nipp mul oli, ma mõtlesin just sellele parkimismehele, ta veel küsis seal koha peal ka mu käest seda ja siis ma ütlesin talle, et oot, et vaata meie järgmist podcasti, et siis ma üritan leida sulle mingeid lahendusi. Aga teeme seda siis järgmises saates, sorry. No aga lahendus on ju ka see, et kui ta juba meid kuulab, siis me olemegi tema sõbrad. Just. Aitäh sulle veel kord, et sa nii armsalt ja leebelt minusse suhtusid ja tervitusi Kiisu-Miisu Anule. Yeah, she's a super girl. hea tüdruk. Super girls don't cry.